ERSO juhid on mures, sest madalate palkade tõttu liigub aina enam talente Eestist välja. Ka riigieelarve läbirääkimised ei tõota kultuurivaldkonnale head. Nüüd on ka erasektor sõna sekka öelnud. Eelarvekriisi jõudnud Eesti riikliku sümfooniaorkestri peasponsor Jute Grupp teatas, et nad on valmis ERSO käesoleva aasta eelarvesse lisama erandkorras täiendavat 100 000 eurot, kui riik leiab omalt poolt 400 000 eurot. ERSO-t aidata, väga hea orkester on, Eesti kultuuri avangard on ja me vaatame murega, kuidas ERSO vajab järjest sügavamale eelarveauku. Vaadates suurt riigieelarvet, siis tundub, et kultuurilt võetakse raha järjest vähemaks. Nii et on Eesti Vabariigis üks ministeerium, mis liigub täpselt vastupidises suunas ülejäänud riigieelarve ja ülejäänud ministeeriumite eelarvetega. Kuidagi tahaks aidata, meie riigieelarvet muuta ei saa, meie saame ainult pakkuda oma abi kätt ja innustada seejuures siis ka riiki panema raha juurde. Kui on olemas erakapital, võib-olla on olemas ka avalik kapital. Kultuuriministri sõnul pole pakkumine ametlikult nende lauale veel jõudnud, kuid eraraha kaasamise võimalikkus on uues eelnõus sõnastatud. Seega on erasektori ja riigipoolne koostöö kultuuri- ja spordivaldkonnas võimalik. Tõesti, eraraha võib antud olukorras abiks tulla, kuna täna selgus, et Kultuuriministeeriumile riigieelarvest eraldatud summa jääb aasta-aastalt järjest väiksemaks. Kui tuleval aastal on kultuurile ette nähtud 365 miljonit eurot, siis 2029. aastaks langeb see summa 325 miljoni euroni. Kultuuriministri sõnul peaks ERSO palgad sellest hoolimata siiski tõusma. Palgafond tõuseb. Kõik kultuuritöötajad saavad palka juurde, miinimum tõuseb praeguselt 1600–1720, lisaks on igal asutusele antud edasi ka diferentseerimiseks üldine palgafond. Kokku oli 9 miljonit, see jaotatakse siis meie kultuuritöötajate sihtasutuste vahel ära, nii et ERSO riigipoolne toetus tõuseb. Ja see tõuseb koos palganumbritega, praegu on ERSO toetus olnud riigi poolt 3,8 miljonit, see tõuseb üle 4 miljoni järgmisel aastal. Kuid ERSO sooviks juurde saada 900 000 ning eristaatust ning neid soove peab minister oma sõnade järgi väga ambitsioonikaks. Just pikaajalisi lahendusi ning uusi rahastusvõimalusi käidi täna koos ERSO juhtidega Kultuuriministeeriumis ka arutamas. Eks põhiline ootus oligi, et me jõuame ühiselt arusaamisele, et kus võiks olla ühe riigi rahvusorkestri palgatase ja kuidas me sinna jõuame. Et kõik ju saavad ka aru, et riigieelarve on pingeline, et selle jaoks peab strateegiliselt mõtlema natukene pikemalt ja sammud kokku leppima mitme aasta peale. Suurem arutelu ERSO ja Kultuuriministeeriumi vahel jätkub nädala jooksul. Fakt on aga see, et välismaale õppima läinud muusikatalendid pöörduvad harva Eestisse tagasi, sest palgad lihtsalt pole konkureerivad. ERSO suursponsori Jute Grupi juhi sõnul tasuks kultuurivaldkonnas vanadest mustritest välja astuda ning nendepoolne pakkumine ongi katse kultuurirahastuse vaates kastist välja astuda.